Aasta oli 2014. Olin parasjagu lõpetamas gümnaasiumi ja ei olnud konkreetseid plaane eluks edasi. Õnneks ühel päeval märkasin Postimehes kuulutust, et pannakse kokku Eesti esimest bobikoondist. Kuna olen eluaeg tegelenud spordiga, tärkas kohe huvi selle vastu, et võiks proovida veel ühte ekstreemset spordiala. Niisiis koheselt otsustasin saata oma CV koondise peatreenerile ning õnneks kutsuti mind ka vestlusele. Vestlusele kutsuti kokku 100 kandidaati, kellest välja valiti 20 parimat. Bobi kelgutajalt peamiselt oodatakse sportlikku sprindikiirust ning ka samas tugevat rammu, et stardis saaks kelgu võimalikult kiiresti käima lükata. Kuna oli veel vaja treenida, siis igaühele koostati spetsiaalne treeningkava sügiseks, et suvi otsa treenida ja sügisel toimusid katsed. Katsetest 20 valiti välja 8 parimat ning mul õnnestus ka nende sekka saada. Lisaks minule valiti 2 keilakat, seega salamisi võib Keilak kutsuda Eesti bobi vealinnaks. Bobi kelgutaja aktiivne hooaeg kestab novembrist märtsini. Selle aja jooksul proovitakse käia võimalikult palju treeninglaagrites, peamiselt Alpides, Saksamaal, Prantsusmaal, Šveitsis, Austrias, aga meil õnnestus ka 2 korda treenida ning võistelda Eesti kõige lähimal bobikelgurajal ehk Lätis Siguldas. Bobi kelgutaja tavaline treeningpäev näeb välja niimoodi, et ärgatakse kell 4 või 5 hommikul, et jõuda 2 tundi varem treeningplatsi. Minu kui piloodi esimeseks ülesandeks oli alati tutvuda uuesti rajaga. Bobi rada on kuskil 1,5 kilomeetrit pikk. Rajaga tutvumine algas alt finišist, käidi läbi iga kurv samm-sammult, kuidas kurvi siseneda, kuidas kurvis trajektoor hoida ja kuidas väljuda. Kui rajaga oli tutvutud, siis peale seda valmistati ette kelk ning tehti väike soojendus. Treening kestis keskmiselt 2 tundi päevas ning 2 tunni jooksul ehk kogu päeva jooksul sa said sõita ainult 3 minutit ehk 2 korda 1,5 minutit keskmiselt ning see oligi kõik. Selle spordiala kõige raskem oligi see, et kuiva trenni oli võimatu teha. Tavaliselt oli juba 10 treening läbi ja kell 12 kodus olid valmistumaks uueks päevaks. Me 3 hooaega läbisime 7 Euroopa karikaetappi ning 1 kohaliku võistluse. Kurb on see, et riikliku rahastuse puuduse tõttu jäi see projekt poolikuks, aga eluks ajaks on mulle mälestus see, et kuidas sa said sõita 135 kilomeetrit tunnis umbes nii laias tunnelis, et minna kurvi, sul on mõned millisekundid, et sinna kurvi sisse minna, ajastada, et minna kurvist välja ja see adrenaliin ja G-jõud, mis samal ajal toimis, et need jääks eluks ajaks meelde. Olid 3 väga meeleolukat aastat ning projekti kokkuvõtteks ütleks, et elu on seiklus.